Kui ma jääksin üksinda siia ruumi kõrvaklappidega, kas te siis räägiksite minuga rohkem? Mis juhtus? Siin on seal on keegi, siin on keegi. Mul on niisugused külmavärgid. See oli kriiper ja vahepeal läks nii külmaks nagu. Nad ütlesid, et me oleme siin. Siin on see pallik ukse ees. Ma lülitasin välja ju kõik asjad. Kui sisse lülitama pidid selleks, et sahiseks? Ei, ta oli kogu aeg sees, aga kuidas? Nad lihtsalt sahisid või? Ei, siis ta peab ikkagi kuskil nagu sees olema. Selleks, et sahisena. See kaamera töötab nagu teile kasku töötas. Sahises nagu tal oleks spirit box. Ja ma kuulsin ja siis ma vaatasin, et okei, et see megib sensi vaata ja siis ma sain aru, et spirit box on minu käes, mitte sinu käes. Okei, ma ei talu nagu. No paneme sinna siis. Vastu. Mis ta? Mida sa teed? Testisin, kas töötab? Töötas või? Töötas küll. Mis see klõpsu tegi? Siin äkki midagi või? Või mis klõpsu? See hääl oli. Ma ei pannud häälestanud. No lähme siis. Räägime palun sinna telefoni sisse, ma kohe hakkan küsima. See on nüüd hea koht teha reklaami. Näe, vaata, meil on sellised lahedad pusad. Väga hea koht teha reklaami, aga hakkame kuulama nüüd palun. Nii. Tere, kas keegi on seal? Palju on või? Muud on. Tere, kas keegi on seal? Nagu mingi naine oli või? Kaja. Minu Kaja või? Ma nüüd ei olnud. Kas te olete seni nõu sellega, mis me oleme siin üritanud teha? Kas te olete seni nõu sellega, mis me oleme siin üritanud teha? Kes see on seal?
Tee veel seda koputust. Hallo. Kas sa tohi tagasi tulla? Me saime aru, et seal on nagu rohkem kas seal on rohkem nagu mehi või kes seal on? Kui sa rääkida ei saa, siis sa võid vist mõelda nagu keegi. Liigutada saad midagi või? Professionaal. Te ütlesite Heidile, et te olete seal. Miks te seal olete? Kas te läksite ära nüüd sealt toast kuhugi? Te tegite mu hakkust täiesti tühjaks, et peaks olema praegu jõudu küll. Kas me tuleme täna näiteks Siripaksi? Me tuleks meeleldi tagasi, kui tohib. Või võiksid enne tänavale koputusel või midagi, mis nagu ei ole väga feedback. Jumala vaikus on. Võiks tähendada sigaretku, valgus. Sigaretku, valgus. Me tuleksime korra siis tagasi, me teeksime spiritboksi veel, aga teeksime pimedas, kas see on okei? Teil vist ei ole vahet, kas on pime või valka. Ühesõnaga, meil on mõned katsed veel, mida me tahame teha. Ja kas te võtate meid ka vastu, kui me tuleme teeme soolokatset? They don't care nagu. They don't care. Okei, appi see läks lukku. Samsungid. Ei oska. Oli tore rääkida. Viimane võimalus midagi öelda. Pool minutit. See ka kaja praegu minu maast. 20 sekki. Nüüd oli kaja. Kümme sekki. All right, näe sees. Midagi oli parem kui mitte midagi.
ma vist ei julge üksi pimedas olla sees. Ma ka ei tahaks olla üksi pimedas. Issand, see on mingi käejälg. Harjuredis. Okay. No. Tere taas! Me tulime tagasi, jah? Kellega me räägime? Siin käisid enne mõned nimed läbi. Hästi tore, kui te kordaksite. Filmivad? Indrek? Nad filmimad olid nagu... Me filmime jaa, sellest tuleb üks tore vahva video Ikimooride fännidele. Ja mis teist saab? Teist ei saa sellest mõttes midagi, et teie teete seda, mida te soovite teha. Te saate kuulsaks. Kas keegi tahab kuulsaks saada? Kas sa olid kuulus siis, kui sa mingi aeg, siis kui sa elus olid? Midagi suurt. Dagmar. Oma lampidele. Meil on ikkagi kõige rohkem, me tahaksime teha selle kokkuleppe, et ärge palun siiseid töötajaid kiusake ega hirmutada. Kas see on vastuvõetav? Miks see ei ole vastuvõetav? Aga siin käivadki võõrad. Te ju teate, et ei pea siin olema. Te võite edasi minna. Ja ma tahan veel seda üle küsida, et üle kinnitada, et palju teid siin on? Ma ei tea. Teate ikka? Valikud on. See oli raadio. Ma nagu näen silmanurgas seal midagi. Nii kui ma vaatan, siis ei ole siis. Kas keegi on meiega siin kaas? Või kambris? Kas on osad räägivad vene keeles või? Sest et siis Estes ajal ma kuulsin ka vene keelt vahepeal, ma ei saanud aru, mis see on.
edasi öelda siinsetele inimestele, kes siin tegutsevad või siia külla tulevad põgenema näiteks. Mis see on, mida ma seal riiulidel näen kogu aeg liikumas? Vahepeal on jumala nagu konkreetsed kuuled, vaata. Aga nagu pärast peab vaatama lihtsalt, mis... Miks te siia sattusite üldse? Midagi sellist, sama hääl oli. Kas meil see arst või see õde on ka veel siin? Sa vist näinud. Aga ta käib siis vahepeal ja kogu aeg ei ole siin nagu jah? Ta siin 19. saamist ka keegi on? Kui siin meil hullumaja oli? Geniaalne vastus, aitäh. Täiesti geniaalne. Kas siin on keegi, kes ei olnud mitte vanglas, vaid oli siin ravil? Vanglas. Kui siin ravil olid, et kuidas see elu siis siin oli siin õudne või kas teie eest kanti hästi hoolt? Kas te siin kõrvalt haigla seltskonnaga käite ka läbi või? Käisin. Ja. Palju teid siin ikkagi on siis? Või on see sugi koht, kus käiakse läbi rohkem? Miks te sellele enam vastata ei taha? Kui ma jääksin üksinda siia ruumi kõrvaklappidega, kas te siis räägiksite minuga rohkem? Tütarlaps. Jah, tütarlaps, jah. Aha, olen. Miks te vaatate mul seelik olla praegu? See on teist küll äärmiselt ebamust liigatud. Muide, kes see, kes mulle enne idiooti ütles? No tule välja. Kes see oli? Teet. Ei, mina ei olnud, tema tegi. Teet tegi, jah. Teet sina või? Teet sa kuidagi niimoodi, et idioot, uurija. Me ei ole uurija, me oleme meelelootajad ja kummikuste sõbrad. Me tahame olla teie sõbrad. Mitte, et meiega kaasa tuleksite, aga et need kohad, kus me käime, me näitame teie elusi. Jaa. Ja et pärast võib-olla oleks ka omanikel natukene meeldivam elu teiega koos. Võiks selg nii räigelt valutama. Vajaks abi. Oleks mõni õde siin. Sellist Mihkel või Sihelik. Hästi kui Eesti nimesid on. Rutt, Madis, Alo, Teet, Mihkel. Aga
kes see on, kellel kõige rohkem Kes on, kellel kõige rohkem füüsilist jõudu on nende ustega jamada? Mul oli see vist või? Kes selle radikalt ka jamas? See on küll natuke nagu küsitluse moodi juba. Okei, on teil endal midagi öelda, sest me hakkame nüüd kohe soolokatseid tegema. Olete siis selliseks meile? Ütleme nii, jah. Okei. Ütleme nii, ma panen siit praegu kinni, aga varsti saame edasi rääkida. Sobib. No ärge kõige head aega vastu üldagi. See on nagu Strasbourg, aga see ei ole head aega. Tšau! Nii kui ütlesin tšau, tegelikult oli jumal pikalt teil väit. Okei, ma pakun siis välja, et ma olen siis esimene julge. Olgu pealegi. Vaadata, aga mul on vaja teada, millal ma saan lõpetada selle õuduse. Okei, have fun. Sa ikka valisid hea asja endale. Aga see on ka üks. Kas sa lähed sinna või? Ma loen 10. Muusikat lastakse sulle. 1, 2, 3, 4. Niisiis. Mis seal juhtus just? Kui sa oled Dagmariga koos praegu seal 10. ruumis, siis kas sa saaksid minna tema kõrvale? Kas sa julge katsuda teda äkki kuskilt? Haiget ei tohiks teha, aga ma arvan, et talle kindlasti meeldiks, kui keegi katsuks kuskilt. Mis su nimi on?
sisse kukkusid või? Kas sulle meeldib see, et me tulime seltskonnaks siia? Kui sul on valida, kas inimesed on siin või sul lastakse üksi olla, kumb parem on? Kas teil endal ei ole hirmus siin vahepeal olla? Kardad sa üldse midagi? Ma tunnen, et siin ruumis on kõige kõige. Kas see ei teeb olema? Siiski seisab sinna juures. Lõppes hästi külmastaga. See on see liikus ära ja see räägib, kui küsin, kas sa olid korras. Paneme korra kaarti kaarti ja läheks. Nüüd ma tunnen, et keegi on sealt, keegi on sealt ja keegi on siin. Reikale. Väga hästi. Kaamera pole liiga lähedale tule. Jääle tule. Jesus Christ. Oh my God. Fuck. Okei, tšau praegu. Jesus Christ. Mul on niuksed külmaväljad praegu. Ja see vaikus on palju õitsem kui oli see. Aga kui see tulevad mulle järele, ma pean üksi siit ära minema.
et siin on vähemalt 3. Kelle iganes mõttes see suunab otsa inimene mõte. Ma kahetsen peaaegu iga minutit sellest. Sest muidu pole midagi. Ma ei tea, kas tead mul jala kannad püsti. Ma ei julge siit pahandada praegu. Nagu ma reaalselt praegu. Mul on niuksed külavaine. Thank fuck. Are you okay? Mis juhtus? Ühesõnaga, nii kaua kui see järg oli panin, ma tegin siis tähendada, et mõtlesin, et ma panin silmad kinni, et see on veidi kõutsema nagu. Ma ei julge püsti tulla siit praegu. Miks? Ma ei tea. Seal on keegi, siin on keegi. Nagu jalajalaks, okei, ma saan aru, et taken ka, aga see oli teistmoodi. Ma ei tea, ma olen täiesti freaked out nagu lihtsalt nagu täiesti freaked out nagu. Äkki fine, mis su enda soolo idee on? Ma olen kõrvalpuksi. Sina ja sina seal kapis. Tetsus ja siia, ma loodan. Mõned on lihtsalt veel nii palju mänguruumi siin. Me peame lihtsalt tagasi tulema, muud ei olegi. Jaa. Tegema need, mis on tegemata. Kus ma lähen? Ma läheks ka akna alla kuskile. Tooli peale. Okei. Ja mine poodist pikali. Ei lähe. Unusta ära. Voodisse pikali. What's next nagu? Okei. Aine. Ciao. Visto? Se saab korrata ennast.
Palju teil on siin praegu? Otsais mõttes. Mis see nimi on? Tiina. Ma ei ole Tiina. Kas arst tagasi? Kas on veel? Oled? Aga miks sa siin oled? Keegi uurises enne. See on raamat. See on piibel. See on piibel? Okei. Kas te olete piiblit lugenud? Kuna ma olen? Mina ei ole piiblit lugenud. Kas ma peaksin piiblit lugema? See pidutsetakse laval. Keegi teab, mis ma selline valutab siin. Ei ole mugav. Piinarikas oli, aga mulle meeldis see, et mulle mainiti, et siin on raamatud. Siis ma küsisin, et mis raamatud siin on, siis öeldi, et piibel on. Ma ei tea, kas seal on piibel. Aga tõsi... no võt, ma ei tea. See oli osa piibli sees oli, et ringid tehtud. Fuck! Insta! Oh my fucking god, mul on sellised külmavärinad praegu. Üks viimaseid asju, mis ma küsisin, oli see, et ütle mingi asi või ese või number või midagi, millega pääseb siit põgenemistoa mängust välja. Et siis me saame pärast näidata ja küsida. Kunagi oli hea siin selge mõistatus, kus piibli sees. Ma mõtlesin, et see pea olema sellest samast ajast, enne. Fuck! Okei, very cool. Piibel oli ju
üks ainus põhimõtteliselt, mida nad siis õppisid vanapangid lugeda või mis oli nende ainus õige, jaa. ainus asi, mis nad siis said lugeda. Ma olen nagu mingi, sa ei saa aru, nagu, sa ei saa sellest aru, sest see oli nii instant nagu kohene nagu vastus või see kinnitas sellele. Väga äge. Töötavad ja käivad. Ja kaasa keegi kuskil ei tule. See tool muide on nagu Nii, klapid ka. See on see fantastiline ruum. Ma küll ei pidanud siia tagasi tulema kohe, aga näete, siin on üks sigaret teile. Aitäh, et te meid välja kannatasite. Ja ärge siis kaasa tulge, palun keegi. Ja kuskil oli veel, seal oli ka. Nii, siin on teile üks sigaret. Hea tahtemärk, aitäh, et te meid välja kannatasite siin. Hoidke neid inimesi ilusti, kes siin töötavad ja käivad. Ei kiusa neid. Ja kaasa meiega keegi ei tule. Oi, Pärnu põgenemistoad. Pärnu vangla endine hullumaja tehtud. Päris... Jõhker. Jõhker, ütleks jah, et siuksed jutukad tüübid olid. Lõpetasime just neljas hooaeg, 3. hooaja esimese... Sina tead hooaegu, mul pole aimugi. Igal juhul Pärnu vangla 861 ehitatud hullumajaks. Siin oli tegelikult nii palju kambreid, milles meil jäi käimata. Jäi, aga sinna saavad inimesed uudistama tulla. Sest et siin tegutseb Pärnu põgenemistoad, oli üks mitmuses. Nii et kui te tahate saada nagu ekstra ägedat kogemust, siis tulge kindlasti siia. Aga sellist kogemust, nagu meie saime täna, saate te ainult YouTube'ist vaadata, aga ma arvan, et me tuleme siia veel tagasi. Me tuleme kindlalt tagasi, sest esiteks nii palju ruume jäi suletuks meile täna. Suletuks, sest me ei läinud sinna ise. Me ei jõudnud sinna, meil oli tegelikult avatud, jah. Toimus üsna palju. Ja siis me lihtsalt keskendusime nendele, kus tundsime, et on kõige ägedam. Oli raju. Mis sinu jaoks kõige õudsem oli? Me veel ei tea ka veel, see on see, et meil on nii palju asju, mida me ei tea, sest me pole veel oma materjali üle vaadanud. Aga minu jaoks kõige õudsem, isegi kusjuures ei olnud soolokatse, vaid oli Estes seal arstitoas. Minu jaoks oli kõige ägedam oli see, kui ma palusin Heidi soolokatse ajal öelda mingi ese, millega pääseb põgenemistoast välja. Sest et tuli vastuseks piibel ja põgenemistubade juhataja ütles, et jah, vanasti oli siin selline mäng, kus piibel oli üks vihje osa. Mis välja tuli? Tai, aga järgmise tondi jahini.